Tere, hea kuulaja, algab saade Õpime koos ning sinuga on Karin Tõevere ja Signe Salumäe. Taskuhääling Õpime koos otsustas uurida, kuidas hoitakse eesti keelt ja kultuuri erinevates Euroopa riikides. Integratsiooni sihtasutuse toel asusimegi ringreisile ning saatesarja Õpime koos Euroopas jooksul saame läbi persoonilugude teada iga ühe Eesti lugu ning saame aimu, kuidas toimib kohalik elu ja koolisüsteem. Tänane saade jõuab sinuni Hollandi pealinnast Amsterdamist ning meie külaliseks on üliõpilane Riina Ihsanova. Tere, Riina! Tere! See on nii äge, kuidas me lõpetasime salvestuse Johanna ja Saskiaga ja siis tuled sina koju, Saskia korterikaaslane ja avad sellise põneva loo ja meie ütleme kohe nii, võtame mikrofonid välja ja teeme veel ühe salvestuse. No tere tulemast saatesse, sest sinu taust on nii põnev ja põhjus, miks ma tunnen, et see saade saab juba eos hästi põnevaks, on see, et sinu juured tegelikult jah, sa oled sündinud Eestis, aga sinu vanemad ei ole eestlased. Yeah. No räägi, kes su vanemad on? Mu ema on venelane ja isa on pärit Kasahstanist, aga ise tunnen täiesti, et ma olen eestlane ja kui keegi küsib, siis ma olen alati öelnud, ma olen eestlane ja siis nad alati küsivad, et aga kus te päriselt oled ja ma tean, mis nad mõtlevad ja ma ei süüdistu neid absoluutselt selles, ma saan aru, aga mulle aasta jooksul ma kuulen seda nii palju, et mulle meeldib inimesi näha natukene higistamas, et ma olen, mis mõttes, kus ma pärit on, ma olen Eestis sündinud. Ja siis lõpuks ma säätan ära, et sealt ja sealt. Aga jah, nad tutvusid Eestis nõukaajal, aga siis nad said mu õe. Armasid, said mu õe, siis nõukaag lagunes ja siis nad mõtlesid, mis me nüüd teeme, kus me lähme ja siis nad jäid, sest et nende elu tuleks muidu no kes teab, lihtsalt niimoodi läks, et nad jäid Tallinnasse elama ja sina oled Tallinnas sündinud tegelikult. Ja minu jaoks oli üllatav see, et sa ütlesid, et see, et sa oled Tallinnas sündinud, Eestis sündinud, ei andnud sulle kohe automaatset kodakondsust, et jälle ma ei teadnud seda. Et kuidas selle kodakondsusega on? Nagu ma aru sain, siis nõukaajal mu vanematel oli üks pass, aga siis kui kogu see asi lagunes, siis nagu emale pakuti Vene pass, isale pakuti Kasahstani pass või siis hall pass, ehk siis kodakondsuseta. Ja ema, isa võttiski selle Kasahstani passi, tal oli savi, aga ema kuidagi mõtles, et mul on terve elu see üks pass olnud, mis ma pean nüüd vahetama passi ja tal ongi jäänud see hall pass ja nii minul kui ka õel oli ka seesama kodakondsuseta ja seal peal on inglise keeles kirjutatud aliens passport. Et me oleme tulnukad. ja siis et Eesti kodakondsus saada on vaja siis, et vähemalt üks vanem oleks Eesti kodanik. Nii et mina pidin selle kodakondsuse saamiseks tegema naturalisatsiooni protsessi. Ma ei ole täpselt kindel, mis see täpne sõna selle protseduuri nimetus sellel on. Aga mul natuke vedas, et me pidanud eesti keele eksamit tegema, sest et ma õppisin eesti keeles põhikoolis ja nad tunnustavad seda, kui et see sobib, selles piisab. Aga see oli ikka pikk protseduur, et ma ei tea, kas see kestis aasta või midagi sellist. Aga jah, ma tegin selle, kui ma olin vist 18, et kui mul oli aeg, et ülikool valida ja mõelda, mis ma nüüd edasi teen, kas ma lähen välismaale või ma jään Eestisse või mis, sest et enne ma sain viisatega ja nii Venemaal vanavanematel külas kui ka Schengenis reisida, mis oli päris mugav. Jah. Aga Eestis vanemad sellest hoolimata, et nad, ma saan aru, eesti keelt ei räägi, aru ei saa väga, et otsustasid sinu panna Eesti lasteaeda. Ja see oli, ma olen siiani nii tänulik, et nad tegid seda, sest et
tegelikult mul on keeltega päris keeruline, et ma olen siin Hollandis juba 4. aastat ja ma ikka ei räägi hollandi keelt, aga eesti keele me pidime ära õppima, et alguses see algaski moest, et ema tahtis ikka venekeelse lasteaeda panna, aga isa ütles, et ei, eestikeelne ja kõik, ja ema üldse ei tahtnud ja nagu, et ei, kuidas ta saab sinna, aga sai päris hästi hakkama. Ja siis minuga oli ka siis juba selge, et okei, Riina läheb ka eestikeelses lasteaeda ja ma ikka nagu, mul läks aega seal, 4 aasta asemel ma olin 5 aastat, ma jäin lasteaias istuma. Ja aga see oli seda väärt, ma õppisin selle keele ära ja samas mul vene keel ka, et ma ei pidanud. Et kodus räägiti sinuga vene keeles kogu aeg ja lasteaias oli siis eestikeelne. Jah. Lugema ma vist õppisin alguses vene keeles, aga see oli ka kogemata, et meil oli mingi venekeelsed kommed ja siis ma lugesin, kas see tähendab seda? Kas sa oskad lugeda? Et jaa, I guess. Aga jah. Kui suur vanusevahe sul õega näiteks on? 6,5 aastat. Ikka suur vahe. Ja mis aastal sina sündisid? 98. Ja, et kui mu õde sai teada, et ta saab endale väikse ühe, siis ta oli väga õnnelik, et nüüd on keegi, kellega saab mängida. Aga siis, tema oli pisike, aga kõhnuke. Ja siis tuli välja emast mingi siuke punane paks tomat, kes lihtsalt nutis kogu aeg ja jäänud vaid ja võttis kogu tähelepanu iseendale. Ja õde oli nagu, mis asja? Mis ma teen sellega nüüd? Ja siis meie vanusevahed ei klappinud kunagi, et kas ma olin täitsa beebi ja tema oli 6-aastane või siis mina olin 6-aastane, et tema oli juba pubekas või siis mina olin pubekas ja tema oli ka nagu ta läks sai juba täiskasvanuks, läks oma ta läks siis just välismaale ja siis tal oli ka nagu vist nagu second round of puberteed või mitte puberteed, aga lihtsalt nagu uus elu ja et kuigi siis veits natukene läks paremaks see meie suhtlus, kui ta kolis ära, sest et siis me juba natukene olime ühel lainel, aga eriti paremaks läks siis, kui mina kolisin ära. Okay. Aga see oli hästi kurb, sest et õde kolis, õde oli UK-s ja siis mitu aastat, 6 aastat. Jah, ta tegi seal bakalaureust, magistratuuri, vahepeal tegi aasta Strasbourgis. Ja siis täpselt see aasta, kui ta otsustas kolida tagasi Eestisse, siis oli minu aeg kooli lõpetada ja kolida Hollandisse. Ja enne seda ma olin nii elevil, et ma nüüd kolin jälle lähemale, et me saame üksteisel külas käia, et piletid ei ole üldse nagu nii kallid. London, Amsterdam või ei ole üldse hull. Ja siis ta ütles, et ta kolib tagasi Eestisse ja mul oli nii hea meel, et ta kolib Eestisse, ma teadsin, et ta tahab seda. Aga samas ma olin, ma otsin nii kaua, me saame hästi läbi nüüd. Me oleme lõpuks, suudame rääkida, et lõpuks me oleme sõbrannad, mitte lihtsalt mingisugused sunnitud koos elama. Aga mul oli ikka hea meel, et ta on nüüd õnnelik. Ja. Aga peale, lasteaias sa jäid istuma, aga lõpuks sa said sealt ikkagi välja ja siis sa läksid kooli ja kuhu kooli sa läksid? Ja ma läksin reaalkooli. Jah, mul oli vist valik kas reaalkooli või Gustav Adolfi vahel. Et mul oli naaber Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetaja ja tema nagu aitas mul õppida nendeks katseteks ka 1000 tänu talle, sest et jah, ma tegin katsed peale 4. aastat lasteaeda ja siis mul oli oma moodi mõtlemine, mul oli see, et sa ei valida, kas 3 pliiatsid on, sul on näidatud 3 pliiatsid ja 6 pliiatsid ja siis sa pidi panema, et selle kas võrdusmärgi või suurema või väiksema. Aga minu pea mõtles seda, et see nool näitab mitte väiksema poole, vaid nool näitab, et vaata, kui suur ta on või kui palju teda on, et siuke, ja siis ma panin kõik täpselt vastupidi ja siis nähin sellega, et ma ei saanud kooli. Aga jah, ja siis järgmine aasta mulle see naaber aitas ja õpetas ja siis mul oligi valik 2 vahel. Ja mis määravaks sai?
kuidagi kõige helistas enne lihtsalt. ja, või siis, ma ei ole päris kindel, kas see oli see, et ma olin mõlemas varunimekirjas, aga ma olin esimene varunimekirjas ja siis reaalkoolist helistati enne ja siis 10 minutit hiljem helistati KAG-ist ja siis ma ütlesin, me juba valisime ära. Okay. aga kuidas sul koolis läks õppimine? Natukene raskesti, sest et ma olin ikka päris pisike laps, nii nagu füüsiliselt kui ka lihtsalt vaimselt, et ma nutsin hästi palju ja mul oli keelega ikka natukene raskusi ja ma tundsin, et kui keegi nagu parandas mul midagi või tegi nalja, siis ma tundsin, et see oli siuke solvang või nagu keegi nagu päriselt üritab mind haavata, mis ei olnud tõsi. Aga jah, siis ma lihtsalt nutsin kogu aeg, siis kogu aeg pidav nutmise pärast, sellepärast mõnitati ja siis ma see oli lõpmatu ring. Aga loomulikult oli ka veits nagu ksenofoobia, et või ma olen kindel, kas rassismi, sest mul on pidavalt nagu tihti on öeldud, et mine tagasi oma riiki ja ma olen mis riiki? ma sündisin Tallinnas, me sündisime samas haiglas, mis asja. Aga siis ma tundsin, et siis ma olin kurb ja kuri, aga nüüd, kui ma nagu üles kasvan, siis ma saan aru, et see ei ole üldse nagu nende laste süü, sest et nüüd need samad lapsed, nad on täiesti normaalsed ja targad inimesed, avatud silmaringiga, nad ei ütleks mitte kunagi kellelegi niiviisi. Et see ikka tuleb, kas siis vanematest või meediast või ma ei tea. Just didn't know better. Et sa praegu ütled, et kuigi võib-olla lapsena tundus sulle, et sulle tehti liiga ja võib-olla oli see ka kiusamine, et siis tänaseks sa ütled, et pigem ei olnud see? Ei, ma arvan, et see oli, ma lihtsalt ei süüdista neid, sest et nad olid lapsed, nad nad teavad, mida nad teavad, et neil on õpetatud, et see on paha, see on hea, sest nad arvasid, et mina olen paha, sest et ma olen natukene tõmmum ja venelane. Ehk siis see on, jah. Kas sa olid oma klassis või koolis, ütleme, oma lennus siis ainukene vene rahvusest laps? Ma ei usu seda. Ma tean, et klassis ma olin küll ainus. Meil oli üks, kas Läti või Leedu poiss, aga jah, klassis ma olin ainus ja meil oli 30. Lennus ma ausalt öeldes ei mäleta, me ei suhelnud, aga vist oli küll üks tüdruk. Ma pead ei anna, aga jah. Aga või tihti on see ka, et vähemalt üks vanem on eestlane ja see teeb asja natuke paremaks, sest nad räägivad eesti keelt veits paremini ja neil on kogu need vaatavad eestikeelsed multikeid või on see eesti kogemus. Kas sa mäletad, kas su vanemad mõnikord Eesti koolis ka käisid, ma ei tea, lapsevanemate koosolekud, arenguvestlused, tead sa midagi sellest? Ma tean, käisid küll lastevanemate koosolekutel ja siis ma vahepeal mõtlesin, kuidas nad hakkama saavad. Aga teised vanemad aitasid, et kas teised vanemad aitasid natuke tõlkida või siis pärast tema käis klassijuhatajaga rääkimas, et mis täpselt on. Ja klassijuhataja oli väga mõistlik ja väga tore. Ja arenguvestlusel käisime, siis klassijuhataja rääkis ka vene keelt, et klassijuhataja rääkis, et ma ei oska väga hästi rääkida, aga siis rääkis ideaalselt vene keelt. ja nii et see oli väga suureks abiks. Aga ma mõtlen ka seda, et mu vanemad natukene alahindavad oma eesti keele oskust, et midagi nad saavad ju aru, et võib-olla nad ei saa rääkida, aga nad saavad ikka, kas või kontekstist nad saavad aru, et mis umbes toimub. Ja tahlile kirjutati ka mingid märksõnad ja kuupäevad ja kuidagi saab aru, et keegi ütleb klassiõhtu ja siis ma olen, õhtu, vist on. jah. Aga kas koolis, kuna sa vene keelt ju rääkisid väga hästi ja see oli sinu kodune keel, et kas sa pidid käima ka vene keele tundides näiteks? Pidin küll. Oli sul igav seal või? Natuke igav oli küll ja väga igav oli. Aga samas, ega me õppisime ka seal käändeid ja ma kirjutada ei oska, või ei osanud. Ja ma ütleb praegu, et ma ei oska. Aga ja ei, absoluutselt oli kasu, aga jah,
hästi aeglaselt, nagu kui teised õpilased lugesid valjult neid tekste nagu silp silbi järel, mis on täiesti okei, aga ma pidin nendega kaasa lugema, ma ei tea, miks ma pean kaasa. Erisust sulle nagu õppekava osas ei tehtud või ainekava osas? Ei tehtud, kuni ma arvan 12. klassini, siis gümnaasiumis ma läksin Prantsuse lütseumisse ja seal meil oli palju erinevaid õpetajaid, et need vahetusid iga 2 nädala tagant. Ja siis seal üks õpetaja andis mulle küll veits teistsuguseid ülesandeid, et loe see tekst ja vasta neile küsimustele. Ja mõnes mõttes see oli veits huvitavam, aga samas ma olin juba nii harjunud oma nende mugavustsoonis olemas, kui ma saan siin chillida, ma saan siin teha kodutöö järgmiseks tunniks, mida ma ei olnud teinud. Või siis ma saan aidata teisi klassikaaslasi. Et jah. Oli tegelikult täiega tore. Kuidas sa oma koolikogemust iseloomustaksid, mis sõnadega või mis tundega, et oli see positiivne, oli see negatiivne, et sa rääkisid, siin on ju kiusamisest ja nüüd see vene keele tund, et jälle chill on ju. Et kuidas sa niimoodi tagasi vaatad oma kooliajale? Ma austes põhikooli väga ei mäleta. Või ei, ma arvan, et ikka positiivne. Sest et põhikoolis me olime 9 aastat nende samade inimestega, et ikka kasvasime kokku ja enam ilmselgelt ei suhtle, aga ikka too aeg, et 9. klassis oli ikka siuke koolivaim ja reaalis eriti on suur asi see reaalivaim ja natuke oli küll tunda seda ja kahju oli ära minna, aga nüüd ma seda aega väga ei mäleta. Mu mälu ka siuke, et see ei ole väga hea. Et ma unustan päris kiirelt asju, aga gümnaasium meeldis mulle küll, et see oli ka igasuguste vingerpussidega. Nii, meid huvitab. Aga miks sa kandideerisid just sinna lütseumi? See oli ausalt, see oli naljaga. Naljaga? Ja, sest et mu õde käis lütseumis põhikoolis. Ja siis ma mõtlesin, et ma lähen katsetele, mis vaatan, mida mu õde vingub kogu aeg seal. Ja siis ma läksin ja ma sain ja ma jäin. Ja siis kuidagi teised koolid ei kutsunud ja reaalkooliga läks mul nii, et meil oli need 4 katsed ja 4 katsete päev oli mul kuidagi eriti halb päev ja need katsetulemused läksid pekki. Ja mind millegipärast, mulle lõrnaimiga miks, aga millegipärast kutsuti ikka vestlusele, aga see vestlus koosnes ka lihtsalt selles, et nad ütlesid mulle, et su katsed läksid pekki. Või et sa meeldid õpetajatele, sul on head hinded, sa oled aktiivne, mis see sõna on? Õpilasesinduse esindaja, aga su katsed läksid pekki, ma ei saa su vastu võtta. Ma olen okei, aitäh. Aga siis ma jäin lütseumisse ja sellel on põhjus, miks inimesed nagu lütseumlased on väga palju lütseumlasi on depressioonis. Okei, et seal oli ikka raske. See oli raske jah, et ma ei tea, nüüd on täiesti teismood võib-olla, sest et nagu täiesti uus kord on. Kohe peale seda, kui meie lõpetas, siis sinna tekkis spordihoone, või meie ajal juba ehitati. Minu õe ajal sellest unistati. Minu ajal see ehitati ja siis, kui me lõpetasime, siis see juba sai valmis ja siis direktor muutus ja paljud õpetajad vist läksid ära ja muutusid. Aga jah, või väike kool, ehk siis vähe õpilasi on, aga ehk siis neid huvitavaid juhtumeid juhtub palju. Ma ei tea, kas ma võin mingitest asjadest rääkida. Aga ma ei tea, seal oli väga siuke hindamine, et näo järgi, mis ei olnud väga meeldiv, et jah. Ma kuidagi unustasin selle osa ära. Ma olin
rohkem keskendusin oma sellele õpilasesinduse asjadele ja lihtsalt ürituste korraldamisele ja lihtsalt klassikaaslastega aega veetmisele, sest et see oli väga-väga tore, see oli väga armas ja jällegi, kuna kool on väike, siis lihtsam on ühtne olla. Ja kuna meil on kõigil ühed samad probleemid nende õpetajatega seoses, siis on ka kergem bondida. Jah, aga ühesõnaga ma ei tea, kuidas ma kirjeldaks seda. Aga sa said hakkama ja sul oli tuhin edasi õppida sellest hoolimata. Jaa. Ja siis, kui me täna rääkisime siin köögis, siis tuli välja, et vanemad olid need, kes survestasid sind, et mine Eestist ära väljapoole õppima. Mis su enda mõtted tegelikult olid? Ma ise tahtsin Eestisse jääda, sest et mulle meeldib Eesti ja mul läks nii kaua aega, et Eestisse ja Eesti ühiskonda integreerida. Mõtlesin, appi, ma pean nüüd välismaale minema. Aga mu vanemad ei ole väga suured Eesti fännid, sest et ma mõnes mõttes saan aru neist, sest et nemad olid sunnitud siia jääma. Meie pärast, minu ja muue pärast. Ja ma olen õnnelik, et meie jääme siia, sest et ma ei kujuta ennast ette kuskil mujal elamist. Aga jah, mu vanemad ei saa, nagu nad mõtlevad, et see on väike riik, palgad on halvad, midagi ei ole. Reisida on siit raske, kõik need asjad, mida me teame eestlastena, aga nagu jah, neile üldse see ei meeldi, aga nad ei saa aru, et minu ja ühe jaoks see on kodu. Et jah, mõõde saadeti siis välismaale UK-sse, alguses Exeteri, siis Londonisse ja siis mind saadeti ära, ma tahtsin Eestisse jääda. Meil oli päris palju vaidlusi selle kohta, et äkki ma ei taha kuskile minna. Mulle meeldib siin, aga nagu võib-olla ka probleem selles, et ma ei teadnud täpselt, mis ma tahan teha. Mul oleks väga sobinud gap year, aga kuna ma tulen sellisest kultuurist, mu vanemad ei oleks aru saanud sellest gap yearist ja ma ei tea, mida ma oleks tegelikult teinud. Ja ma ei tea, kas ma oleks saanud sellest välja ka tegelikult. Et võib-olla oli hea, et niimoodi läks. Jah, võib-olla oli hea. Et kõik juhtub põhjusega. Aga ja siis, kui vanemad survestasid mind, et mine välismaale, siis ma tahan Eestisse jääda. Aga siis, kui Ede kolis Londonist tagasi Tallinnasse, siis vanemad olid šokis. Nende jaoks tuli see kuskilt, kuigi me oleme päris nagu minu arust nad teadsid, et õde tahab tagasi kolida, et õele ei meeldi. Ja siis, aga jah, kui tema otsustas tagasi tulla, siis mu vanemad olid, et kui tema teeb niiviisi, siis Riina teeb ka ju niiviisi, et mis me siis viskame nii palju raha sinusse sisse, kui sa tuled niikuinii mingi paar aastat pärast tagasi Eestisse ja ma nagu, ei, ma tahan välismaale minna. Ja siis ma kuulsin küll, mida ma ütlesin, et ei, issand jumal, mõtle enda peaga, aga ma ei suutnud. Nii et ma seni ei tea, mis mu valik oleks, kui ma oleks nagu ise saanud rahulikult mõelda läbi. Tegelikult ma olen päris õnnelik, et ma olen välismaal, et Aga mis sa arvad, miks vanemad survestasid, et kas see oli mingi nende teostamata unistused, paremat elu soovivad sulle? Ja kindlasti kõike seda, sest et eks kõikide vanemad soovivad kõike paremat, armastan neid selle eest, aga nad arvavad, et minu parim oleks see, mida nende parim. Minu parim oleks võib-olla see, et ma jään Eestisse ja ehitan seal elu, aga kuna nemad tahavad välja saada Eestist, enam nad andsid alla sellega, aga kuskil peas on ikka väike unistus ja nad tahavad aga tõesti siis läbi minu ja õe seda teostada. Aga
jah. Nagu me aru saime, siis tänaseks nad ehitavad Eestisse kodu ja kõik on nagu justkui. Aga sa ei ole kunagi küsinud, et miks te näiteks keelekursustele ei lähe või? Kusjuures, minu isa, ta ei ole väga tihti Eestis, või koroona pärast nüüd lugustati Venemaa ära, või nüüd 2 aastat tagasi. Aga jah, ja siis ta ei saanud Venemaale pikalt minna. Ei, ta oli pikalt Venemaal kinni ja siis ta ükskord sai välja ja siis ta on nüüd Eestis olnud kas aasta või 1,5 aastat või päris pikalt igatahes. Jah, ja siis sellepärast isal on raske keelekursus võtta, et ei ole aega olnud. Aga ema võttis ükskord. Aga jah, sest et enne, ma ei mäleta, kas ei pakutud tasuta kursusi või mingi teema sellega oli, aga siis, kui lõpuks pakuti, siis ema kohe jooksis ja võttis. Aga ta tegi selle ühe osa ära. Seal oli, et assessment. Ülesanne? Hindamine, jah. Et mis su eesti keel on ja siis see õpetaja ütles talle, et võta see B2 kursus. Ja ma ütlesin emale, et ema, sa ei võta seda B2 kursust. Sa võib-olla B1, fine, aga B2 kindlasti mitte, sest et kõik need mingi ülesanded, et selle hindamise jaoks teha, tal oli minu abi vaja, mis on okei, aga see on see, mis ta saab B2 juba peaksid oskama. Aga ema on uhke venelanna. Ta arvab, et saab hakkama ja ta võttis selle B2 ja oli väga raske ja ei olnud motivatsiooni õppida ega midagi ja ta ei saanud vist sellest kursusest ma jällegi ei ole kindel, aga vist oli mingi eksam ja ta ei saanud sellest läbi midagi natukene puudu. Aga jah, ja ma ütlesin talle, et ma ütlesin sulle, et võta B1 ja ta teab küll, et mul on õigus, aga ta ei taha tunnistada, et mul on õigus, aga ma näen ta silmades, ta teab. Ja. Et kuidagi läks niiviisi, aga nüüd ta saab aru, et see ei ole tore, et ei räägi eesti keelt, sest et ma vahepeal torgin teda, et kuule piinlik on. Ja ta teab küll, aga ta juba ütleb, et laske meil nüüd, me elame ära, sureme ära ja teie põlvkond juba räägib eesti keelt, et natukene kannatage veel. Ja ma ei taha teda piinata ka sellega, et midagi ta teab ju. Et jah. Aga nüüd see otsus, et välismaale tulla, selle siis tegid nii-öelda sinu eest su vanemad või suunasid sind aga, et just siia Amsterdami ülikooli tulla? Jah, Amsterdami ülikooli otsustasin mina tulla, et jah, alguses ma õppisin Rotterdamis, ma õppisin businessit, sest et kui ma peale keskkooli mõtlesin, mis ma nüüd õpin, aga siis teaks ma olen liiga loll. Ajaloo jaoks mul ei ole mälu, või juure jaoks mul ei ole mälu, kõik rohkem valikuid ei ole, sest et asjaadist isa, et need on ka ainsad valikud, või siis business. Ja ma mõtlesin, äriga ma saan midagi loomingulisemad välja mõelda, aga ma ei ole ka piisavalt loominguline inimene enda arust, et minna kunsti õppima ja jäigi siis äri ja siis Rotterdamis on üks top ülikoolidest selle jaoks ja sain sinna sisse, läksin, piinlesin, mõtlesin, mis ma siin teen. Kui ma ütlesin klassikaastele või sõpradele või õpetajatele, et mis ma nüüd tegema lähen, peale keskkooli, siis kõik vaatasid mind küsimärgid silmas, et sina? Äri, okei. Sa tee, mis sa teed, aga väga huvitav valik. Aga siis ma mõtlesin, et ma ei suuda siin enam olla, ma olen väga kurb, lihtsalt väga kurb aeg oli, ma ei saanud hakkama. Mul oli probleemid korteriga ka, et oktoobris, novembris kuni veebruarini mul oli kütet seal ja ma lasin, mu korter oli täpselt katuse all, ehk siis kus on kõige külmem ja talvel või suvel kõige palavam. Ja see suvi oligi kõige palavam suvi vist Hollandis, vist 50-ndatest saati. Aga jah, ja siis ma hakkasin vaatama,
mis mulle sobiks, mis mulle meeldiks ja ma leidsin, et huvitav programm on Amsterdamis, et meedia ja see on top 1 ülikool maailmas, kuidas see võimalik on. Tundub ka väga sür. Aga siis ma vaatasin, et need ained tunduvad huvitavad ja siis võtsin julguse kokku. Ma arvan, et see oli mu kõige julgem asi, mida ma olen teinud elus. Ütlesin vanematele, et ma tahan koolist ära minna, ma tahan vahetada eriala. See oli väga hirmus. Ma ei mäleta sellest ajast väga palju, sest et ma üritan halbu asju unustada alati. Aga nad ütlesid, et nad seda rahaliselt ei toeta. Et kui sa saad, siis sa saad. Ja nüüd pärast hiljem nad on juba rahunenud maha. Ma olen neile 1000 korda seletanud, mis ma teen, mis minust saab, miks see huvitav on. Ja siis nad on küll aru saanud, et okei, see on huvitav ja Nad on leppinud. Nad on leppinud, ja ma olen õnnelik, et nad on leppinud. See ütles mul väga suure koorma südame pealt maha, kui nad lõpuks ütlesid, okei, ma saan aru. Jah. Aga kui raske on vahetada ülikooli, et sa küll riiki ju ei vahetanud, on ju, et mis sa selleks tegema pidid, kas sa siis nii-öelda kukkusid välja eelmisest kohast või sai kuidagi üle kanda midagi? Üle kanda, kui süres ei saa, ma ei ole proovinud veel. Ma pean see on see, mida ma olen mõelnud, kui süres teha, et ma sain selle grade listi sellest eelmisest ülikoolist, et mis mu hinded ja kui palju mis mahud need on, neid selle ma sain, aga nüüd ma pean just kaotasin kirjutada oma study advisorile, et kas on võimalik, et ma mingid need punktid saan siia kooli üle, kuigi see on täiesti teine eriala, aga äkki midagi natukene kuidagi saab. Et põhimõtteliselt sa alustasid täitsa nullist, kandideerisid otsast peale. Just, et kõike pidin uuesti tegema. Et võib-olla neid kasutajaid ei pidanud tegema, sest et nad olid juba olemas. Ja mul on hästi, võrreldes mu kursakaaslastega, mul on hästi vana student number, et teistel algab juba 1-3 midagi, mul algab 1-2, sest et see on mul veel ajas, kui ma kandideerisin businessit õppima, et ma kandideerisin ka Amsterdami ülikooli ja selle ma sain säilitada, midagigi. Et jah. Väga lahe. Aga see on päris huvitav, et sa alguses ei tahtnud välismaale õppima tulla ja siis sa ei tahtnud et vanemad ütlesid, hea küll, et oled siis nii-öelda, nende mõistes nad justkui valmistasid neile pettumuse, et sa ei saanud selle hakkama ja et ei, ma ei lähe tagasi, ma jään siia, eks ju, et... Ei, ma mõtlen midagi välja, et ma ütlesin neile kohe, et okei, te ei pea toetama seda, ma saan aru, aga küll ma midagi välja mõtlen, et aga ma ei suudaks, ma ei oleks läinud Eestisse tagasi kaelnurus või peanurus, mis peanurus. Et see oleks lihtsalt, see on ka võib-olla see vene osa minust, et see uhke, et ei, ma pean siin ikka midagi ära tegema. Aga elamine Amsterdamis ei ole odav üldse ja õppimine ei ole väga kallis, aga ikkagi peab teenima. Vanemad ütlesid, et nemad ei toetasid, et mida sa siis tegid, et... ma läksin, Hollandis on selline süsteem, et kui sa oled in European Union ja sa töötad, kas sina, su partner või su vanem töötavad 56 tundi ja maksavad makse Hollandis, siis sa võid kandideerida ja saada student finance'i, mis on siis maksimum umbes 1000 eurot kuus. Ja siis see koosnebki mitmest asjast ja üks sellest asjadest on tasuta transport. Ja siis ma hakkasingi seda tegema. Ehk siis, ma töötasin 56 tundi, ehk siis see raha oli ka juba. Et Hollandis... Sul oli palgaraha? Ja palgaraha. Ja palgaraha on ka siuke, et miinimumpalk on siis, vana ma olin 20, siis see oli vist 10 eurot tunnis oli tund.
mis on päris hästi, siis noh, umbes 5 setti sa said vähemalt ja töölt ja 1000 eurot sa said student finance'i, sa võisid vähem ka võtta. Et ja et ei pea pärast hullult jaurama nendega. Kas see osa tuleb kunagi hiljem tagasi maksta, see nii-öelda üliõpilaste rahaline toetus või? Jah, see peab seda tuleb tagasi maksta vist 35 aasta jooksul. Ma tõesti ma ei ole päris 100% kindel nendes asjades, aga nii palju, kui ma olen lugenud. Aga kuskil ma kuulsin hiljuti, et tehakse nüüd, et kui sa ei teeni piisavalt, siis sa ei pea tagasi maksma. Ja siis, kõlab päris hästi. Kustutatakse. Aga jah, ja see oli väga hea tegelikult, et ma töötasin, sest et kui koroona juhtus, siis ma ei saanud enam tööl käia ja ma ei saanud student finance'i, aga mul oli juba väga raha olemas, et ma sain mitu kuud üle elada sellega. Ja no vanemad ikka toetasid natukene, et see ei ole päris mustvalge ei ole. Päris mustvalge ka mitte, et loomulikult nad emotsiooni pealt ütlesid, et me ei toeta kõik, et loomulikult nad arvestavad, mida tahavad, et kõik läheks hästi. Aga sa olid piisavalt tuhke siiski, et minna 56 tundi töötada. Ja. Aga see on ka ikka kooli kõrvalt ma läksin tööle ja siis ma ütlesin neile kohe ära, et mul on student finance'i jaoks vaja seda, et ma tahaks töötada 56 tundi. Siis nad ütlesid, et 56 tundi ei saa, sa saad rohkem. Ja ma olen, et okei, mul on tööd hädasti vaja, nii et ma ütlen jah. Ja see oli väga rets, sest et mulle pandi umbes 100 tundi kuus, mis nagu suvel on okei, aga kooli kõrvalt, eriti esimene aasta, ma tegin nüüd uuesti esimest aastat, siis see on ikka rets ja see oli raske, et paljud õpilased on väga selle vastu, et minu arust ei ole isegi päris legaalne, et see on 56 tundi, et tehniliselt sooviks isegi kas nagu 1 tund, et see Hollandi lehekülg ütlebki, et näidata, et sa oled active part of society, et näita meile, et sa töötad 56 tundi, aga vist Euroopa Liidus kirjutatakse, et näidata, et sa oled active member of society ja sa pead lihtsalt töötama, vahet pole mitu tundi, lihtsalt töötama. Ja nüüd siin on vist ka organisatsioon, mis üritab väga võidella selle vastu, et kustutada see diskussioon. Et kustutada see tingimus ära, et teha natukene õpilastele lihtsamaks see kogu see asi. Aga mis sa siis täpselt õpid, et õpid meediat, et mis see siis kujutab endast? Minu jaoks meedia on, eks ju, raadio, televisioon, see, mida meie Signega teeme, siin on ka natuke meedia. Absoluutselt, jah. Et mida sa seal õpid siis? Kursuse nimi on meedia ja kultuur. See on täpselt, mida ma vanemad küsivad kogu aeg. Siis sa tead vastust? Ma nagu tean, aga ei tea, sest nad küsivad ikka seda. Ja kes on vastus ei ole piisav. Aga ei, see on absoluutselt, see on ausalt, võib-olla see on natuke häma. Okei, häma meiega. Aga samas see on ka nagu sama asi, mis inimesed küsivad, mis asi on business. Nagu business on ka kõike nii palju erinevaid asja. Meedia on ka nagu, business on häma mu arust. Meedia on ka natuke häma, aga sellest saab nagu, see on väga teoreetiline, mis me õpime, et University of Amsterdam on nagu research-based ülikool, et me loemegi väga palju neid teooriaid ja research'e ise teeme, et ja siin nagu saab edasi minna. Ma arvan, et siit on väga mugav nagu, võtta see baasiks ja siis edasi spetsialiseerida, kus sa iganes sa tahad, sest et kui ma läksin siia ülikooli, siis ma ei olnud ka päris kindel, mis ma tahan teha. Ma olen küsinud, mis sa tahad teha, aga ma ei tea. Aga siit saabki edasi minna kas ajakirjandusse või televisiooni või filmi või marketing, advertising, et kõike, et see tõesti on lihtsalt annab sulle väga baasi, et sa teaks, mis on, kus see tuleb. Üks lemmikkursusi on meediaesteetika, et meie õpik oli reaalselt looking at movies
et mitte watching movies, aga looking at them. Ja siis me saimegi analüüsida igat stseeni, et igat shotti, sest et kõike valgust ja värve ja kostüüme ja heli ja kõike seda. Ja see oli väga-väga hea esimene kursus, sest et seda saab kasutada nii filmides, televisioonis, reklaamis, sest et igal asjal on tähendus. ja nüüd ma ei saa ka filme vaadata. Normaalselt eile me vaatasime ka oma partneriga Avatari, siis ma muidu üritan neid kommentaare tagasi hoida, aga siis ma midagi ütlesin, see on siuke, sest et see tähendab siukest asja, et on naerised meediatudeng. Ei, ma tahan normaalselt vaadata seda filmi. Aga probleem on ka see, et ma vaatan mingit filmi ja siis ma mõtlen, et sellel raudselt on mingi tähendus, aga ma ei tea, mis see on. Ma olen liiga loll selle jaoks, ma õpin seda asja nii kaua ja ma ikka ei tea, mida see tähendab. Nagu, mis asja? Ja siis see lihtsalt painab mind, oh my god, mida see tähendab? Et ma lihtsalt istun vaikuses ja piilen filmide ajal. Aga see õppimine on kõik inglise keeles või? Ja. Et on seal palju siis, ongi nagu rahvusvahelisi tudengeid või ka siis hollandlased õpivad inglise keeles? Ja, hollandlased õpivad ka inglise keeles, aga jah, meil on palju kirjas, ma ei ole nüüd väga kaua näinud oma kursakaid. See on koroona tõttu nüüd? Koroona tõttu ei ole kaua kursakaid näinud, aga jah, kui ma näen, et on mingisugune ülesanne hindeline, siis on nagu kirjas, et inglise keeles õppejatele kirjutage kõik inglise keeles, need, kes valisid seda sama asja hollandi keeles õppida, kirjutage hollandi keeles, aga mitte ärge, kui sa oled hollandlane, aga õpid nagu sellel international õppekava ja siis kirjuta ikka inglise keeles, sest et õpetajad on ka väga rahvusvahelised. Et on ka hollandlasi, aga muidu sõltub. Õppejõud on enamasti mehed, naised, noored, vanad? Kusjuures igasugused on, ma rohkem olen vist näinud naisi umbes 40-ndates, 50-ndates. Jah, sest et nad õpetavad kas meedia ajalugu või kuidas researchi teha ja aga tegelikult igasugused on tegelikult, aga lihtsalt umbes on siuke. Aga tudengeid? Tudengeid on rohkem neiud. Aga kusjuures ma panin nii suurt, nagu ma panin väga tähele seda erinevust, kui ma kolisin Rotterdamist Amsterdami. Et Rotterdamis, ma õppisin ka sellist asja, et businessiga oli, seal oli 500 inimest ja suurem osa oli need klassikalised, et mul on siin issi raha ja ma õpin seda, sest et ma saan pärast issi äri ja kõik olid nii tüütud ja ma lihtsalt olin, need inimesed, neil ei ole iseloomu. Ja siis õnneks minu kõrval esimesel tunnil loengul istuski inimene, kes ka mõttes seda sama asja, et kus on iseloom. Ja siis, kui ma tulin meediat õppima, siis kusjuures oli väga palju inimesi, kelle jaoks ka see ei olnud esimene asi, mida nad õpivad, et kes tulid ka vahetasid kuskilt ja olid ka, ütlesid sama asja, et mõtlesin alguses ühte, aga siis mõtlesin, et üldse ei sobi. Aga see ei ole alati nagu just businessist, keegi tuli kirjandusest üle, et jah. Ja siis kuidagi palju mind paremini ennast tundma, et see on okei teha. Mitte vigu, see ei ole, ma ei ütleks, et see on viga, et ma õppisin algus üht, siis otsustasin üle, et see oli ka kogemus ja see oli vajalik kogemus, et jah. Vahetasid lihtsalt kurssi, mis tundus õige. Jah, kas sa praegu õpid õiget asja, või sa võib-olla vahetad veel midagi või sa ei tea veel? Ei, ma arvan, et nüüd ma umbes leidsin ennast ja õpin nüüd õiget asja.
võib-olla mulle natukene on puudu sellest praktilisest osast siin ülikoolis. No natukene siin on seda, aga sooviks tipa rohkem, aga samas. See on research-based ülikool, nii et ma ei tea, mida ma ootasin. Aga seda on ikka natuke filmi oleme teinud. Aga oled sa uurinud, äkki seda sama asja saaks Eestis ka õppida? BFM-is raudselt saab, aga ma ei ole uurinud. Kas sa enam ei näe enda seost siis Eestiga? Mingi aeg ikka, aga mitte lähima 10 aasta jooksul. Mis on natukene kurb, sest et iga aastaga, mida nagu kui ma vahepeal käin poole aasta tagant Eestis, siis ma näen, et mul on aina vähem ja vähem ühiseid asju, mida, või lihtsalt kedagi, kes oleks. Et aga ma ikka, ma armastan neid inimesi, kes mul on ikka veel alles Eestis ja ikka hoiavad silma peal, aga eks see on loomulik ka, et inimesed kasvavad, nemad ka kasvavad, mina kasvan, et aga eks kui me kokku saame, siis on ikka tore ja lõbus ja lihtsalt vahepeal natuke kurb, et või mulle lihtsalt meeldib dramaatiline olla, et mis mul ei ole Eestis enam midagi. Aga kuidas siin on? Amsterdamis, et siin Eesti kogukond ümber? Oi, meil on suur Eesti kogukond siin kuidagi tekkinud, natukene piinlik. Et jällegi, kui ma läksin Rotterdami, siis mul oli ka seal Realist veel klassiõde ja tema partner ja siis nemad on ka eestlased ja see oli väga suureks toeks mulle. Ma olen tohutult tänulik neile, et nad olid olemas, aga mu vanemad veits muretsesid, ega sa ainult nagu oma eestlastega ja hängi seal, et kogu aeg oled nendega, kui räägid, et ma olen seal. Vanematel oli ka mure. Aga nüüd, kui ma elan nüüd, mul on 2 Eesti toakaaslast, mul on eestlane partner, meil tuleb järgmine nädal veel 2 Eesti külalist siia. ja siis vanemad on õnnelikud selle üle nüüd, sest et nad on näinud seda vahepealset perioodi, kus ma lihtsalt olin üksinda ja nad nägid, ma ei taha üldse rääkida neile, kui mul on halb olla. Sest ma ei taha neid kurvaks teha, aga ma väga võltsin seda, et mul on kõik hästi, mul on kõik lõbus, aga miks sa teed seda? Sest et ma ei taha neid kurvaks teha, aga eks nad ikka tegelikult näevad ja ma arvan, et neil on kergem, kui nad võltsivad, et nad arvad, et mina arvan, et nemad arvad, et mul on hästi. Et see on siuke kahtlane mäng, aga need on päriselt, ma olen väga õnnelik ja mu vanemad näevad seda ja nad on sest et välismaalasi on ka sõpr. Ma siin kogu aeg vahepeal vingun. Aga nii, et eesti keel ei ole kuskile kadumas siin, et kui elad koos eestlastega ja juba kaaslane ja külalised, et... nii ja naa, sest et me vahepeal istume siin 3 laua taga kõik 3 eestlased ja räägime inglise keeles ja mingi aeg mina ütlen, et paus, miks me inglise keeles räägime? Et ei märkagi enam. Tõsi. Aga vahepeal kuidagi kergem ja mingid vestlused, mis sul kellegi teisega olnud, siis sa ei jaksa tõlkida ja lihtsalt räägid otse või nagu otse, et mis see keegi teine ütles inglise keeles ja siis sa kuidagi... See tuleb lihtsalt selle päeva rutiiniga kaasa nii-öelda koju, siis see inglisekeelne vestlus. Just. Aga mul on kahju mu toakaaslase partneris, kes on hollandlane, et sest et kui oleme 3 eestlased, siis me kogemata unustame ära, et me räägime eesti keeles ja siis tema istub seal ja on nagu inglise keel, palun. Ja siis keegi peab meelde tuletama ise nagu, et kuulge, räägime inglise keeles, aga see sõltub ja aga vahepeal mina saan endast ära, miks mul eesti keel vahepeal läheb ära, et see ei ole minu emakeel, aga mulle väga meeldib, kui teistel läheb ka natuke see eesti keel ära, mitte halvaga, vaid see, et okei, ma ei ole ainus, et põlise eestlased unustavad ka vahepeal eesti keelt, väga tore, ma olen 11. Aga kuidas on lood sinu emakeelega siis, et kas see on veel ikka ilusti alles või hakkab ka? Oi, sellega on eriti halvasti lood, sest et sellepärast ega mu vene keel on kunagi kõige parem, et
ma olen suht vaikne laps olnud võrreldes õega, ehk siis ma räägin natukene vähem. Et ja mulle tegelikult meeldib see, sest et ma ei jaksa rääkida. Või ma ei tea, lihtsalt kuidagi mulle meeldib enda peas olla, meeldib vaadata teisi, ja siis mulle meeldis, kui õde võttis selle vastutuse, et tema räägib, tal on kuidagi mugav rääkida, ja siis ja siis vahepeal õega räägime ka nii, et omavahel me tavaliselt räägime eesti keeles, aga siis midagi, kui tuleme, just rääkisime vanematega, siis tuleme eraldi tuppa, siis seda räägib minuga, küsib mul midagi vene keeles ja mina vastan talle eesti keeles. Ja nii see nagu käibki edasi-tagasi. Ja siis ma mõtlen, mis asja. aga nüüd aastaga see on aina hullemaks läinud ja mul on, kui ma räägin emaga WhatsAppis, siis ma kirjutan talle, tema kirjutab mulle kirillitses, mina vastan talle vene keeles, aga ladina tähtedega. Ja siis ma ei tea, kuidas, aga ta saab aru, tal on juba mitu aastat praktikat olnud, jah. Aga ma vahepeal loen seda, nagu kui ma kirjutan eriti pika teksti, siis ma mõtlen, et ma ei saa aru, mida ma kirjutasin, kuidas tema saab aru. Aga kui me helistame, siis mul on ka siuke see, et ma pean veits pause võtma. Ja pingutama ikkagi. Ja pingutama, jah. Aga kui on eriti tõsine jutt, siis ma lähen eriti, ma lähen higiseks, mul on nii kaavad sõnad ja siis ma olen, okei. Mu isal on siuke kuri pilk ka, ma ei tea. Et kui ma mingi hakkan koperdama seal oma vene keelega, siis nad vaatavad ikka pingsat mulle ja siis mul on paus, kus ma mõtlen ja ma ütlen, oodake, ma mõtlen natukene. Ja siis ma üritan formuleerida eesti keeles mu argumenti ja siis seda tõlkida kuidagi. Oi, ma ei tea, mis mul peas toimub ausalt öeldes. Aga sa järelikult mõtled siis ikkagi eesti keeles? Ja. Vähemalt kodus Eestis olles? Ja, kindlasti. Et siin? Siin ma mõtlen ka eesti keeles. Vahepeal läheb inglise keelseks mõte juba. Aga jah. No kui me siin salvestame, siis kohe tuleb Eesti Vabariigi aastapäev, et keelt te siin ikkagi hoiate elus, kuigi inglise keel tuleb väga tugevalt peale, ma saan aru, et kuidas on siis selle Eesti kultuuriga, meelsusega, et kas te tähistate, mis te siin teete Eesti tähtpäevade ajal või kuidas te seda Eesti meelt, eestlust üleval hoiate? Tähistame. Eelmine aasta tähistasime ka Saskiaga, mu praeguse toakaaslasega ja veel kahe sõbrannaga ja sõime singirulle. Ja nad, ei tea, kas nad sõid kilu. Ma ei ole kunagi kilu söönud, ega kilu võileiba, mulle vahepeal meeldib öelda, ma ei tea, ma ei ole eestlane. Mingid asjade kohta, mis mulle ei meeldi. Sa ei ole kunagi proovinudki, need on nii-öelda vabandus. Ja. Ma olen veel pirtsakas toituja ka, aga vahepeal ma saan öelda, et ma ei tea, ma ei ole eestlane. Aga jah, ja see aasta me mõtlesime ka, et mis me teeme, nüüd me elame kõik kolmekesi, peab kuidagi tähistama. Aga mõtlesimegi, et hakkliha, kaste ja kartul ja kartulisalat ja singirullid. Ma olen väga elevil singirullid üle ja ma olen väga elevil selle hakkliha kaste üle, sest et seda, mu ema ei teinud, seda ma sain ainult koolis süüa. No aga rääkides söögist, et mis on see, mida sa võib-olla ootaksid, et kui sul Eestist keegi külla tuleb, et ta kohvrisse kaasa pistaks? Kohukesed. Mul on selle jaoks alati vastus olemas kohukesed. Need kõige tavalisemad vanillekohukesed. Kõige paremad. Ma Eestis sõin alati neid õhtul kõik mu sõbrad teadsid, et sul on kohukesaeg. Praegu ma jääda nii piinlik. Nii kõlab nii imeelikult. Aga lihtsalt väike hea snäkk ja siis nii katsen neid. Ja mul ja viineripirukud, issan jumal. Ma iga kord, kui ma tulen Eestisse tagasi, siis ma lähen Selverisse sinna leti äärde ja otsin viineripirukaid ja kahlasel kombel need ei ole kunagi seal ja ma mõtlen, kus see võimalik on. Kõige lihtsam asi ja neid ei ole. Ja siis ma terve aeg vingun lihtsalt kõik need 2 nädalat, et viiniripirkad ei ole. Siis ma sõbran nagu, et ma teen sulle ise lihtsalt tule. Aga mu sünnipäeval novembris
mu nüüdne siis partner küsis mult, et mis sa sünnipäevaks soovid ja ma naljaga ütlesin viineripirukeid. Aga Hollandis ei müüda neid õigeid viinereid, siin müüakse neid pikki hotdogi viinereid konservis. Ma ei saa aru sellest, see näeb nii rüve välja, ma ükskord ostsin, ma ei osta neid mitte kunagi, need tegelikult maitsesid isegi okeilt, aga see lihtsalt kogu see protsess, et ma avan konservi ja siis valan sealt vett välja, see oli lihtsalt nii rüve. Ükski viineri kogemus ei peaks siuke olema. Aga jah, ja siis järgmisel päeval ta tuligi, et kuule, mul on siin su sünnipäeva kingitus veits varem, aga sa pead seal tänavama, ma aasin, need oli viiniripirukad ja selgus, et ta lasi oma sõbral ta sõber Eestist tuligi just Hollandisse ja ta tõi neid viinereid ja siis ta käis üle terve Gröningeni, linn, kus ta elab, üle terve linna käis otsimas seda õiget tainast. Ja siis ma mäletan, ma selle päeval ta midagi rääkis, et issa jumal, ma läksin sinna teise linna otsa sinna poodi ja ma küsisin, miks sa sinna poodi läksid? Ta oli ta ignoreeris mu küsimus, läks teise teemana, et okei, aga siis ta pärast ütles, et ta mõtles, et mis ma tegin. Ma ei saa vastata, pean ignoreerima. Aga siis käis sõbrannade juures, tal endal ei ole normaalset ahju ja siis käis sõbrannade juures viiniripirukeid tegemas. Ja siis tõi need, ta elab Amsterdamis 120 kilomeetrit teemal ja tõigi need siia. Värsked pirukad. Nii et armastus käib ikka kõhu kaudu. Jaa, absoluutselt. On ja kuulda. No aga teeme siis lõpetuse armastusest, et kuidas su vanemad suhtusid sellesse, et Peika on eestlane, ei olegi hollandlane või prints valgel hobusel Inglismaalt? Nad veel ei tea. Ups. Ei, sest et jah, kui mu vanematel oli lootus, et mu õde leiab endale sõna otseses mõttes printsi valgel hobusel Inglismaalt, siis olid väga mitte väga pettud, ma ei tea, kas seda võid rääkida, aga nad olid natuke kurvad, kui õde otsustas, et ei, minu arvastus on Eesti poiss. Ja siis emal oli okei, äkki siis Riina, Hollandis on kuningriik, et seal on ka, võib-olla mitte kuninga, võib-olla mitte printsi, aga keegi, see mingi huvitav inimene on seal äkki. Ja siis ma midagi ütlesin, et mul on siin silmarõõm. Ja siis ema ütles, et kust? Ma olin eestlane. Ma vaatan, et päriselt, kuidas see võimalik on. Saaksid teise riiki. Ja ikka, sa leidsid eestlase endale. Aga küll nad üle saavad. Plus nad ju, ehitavad maja Eestisse, ma arvan, et nüüd nende soovid on veits muutunud, nad tahavad, et me tuleks lõpuks Eestisse tagasi ja võib-olla Hollandi prints ei oleks tahtnud Eestisse minna, vahet pole, kui imeline ma olen, kui väga ta mind ei arvestaks. Ta ei oleks tahtnud Eestisse minna elama, aga jah. Nii, et see Eesti kogukond on siin ikka suur ja te leiate teineteist üles ja tulete tagasi ka. Jaa, absoluutselt. Aitäh sulle, Riina, selle lõbusa loo jagamise eest, mis on tegelikult elu ja ma arvan, et see ongi väga äge, et sa räägid niimoodi ausalt vahetult ja et sa naerad nende ka valusate punktide juures ja oled nendest... Ja naermine on mu stressing, coping mechanism. Okei. No seda läheb ilmselt vaja, et kui sa tuled võõrasse riiki, et peab olema mingisugune vidin taskus, mis aitab rasketest hetkedest üle saada. Aga aitäh sulle, Riina, veel kord ja järgmise korrani. Kuulmiseni!